tulemast kuulama podcasti Sandid Hoos. Meie aprillikuine saade on Keiu Roosimägi mälestussaade. Me meenutasime Keiut koos Kristjan Amori ja Maris Merimaaga. Head kuulamist! Tere aprilli! Oleme taas omadega stuudisse jõudnud, et tuua teieni meie järjekordne saade. Kas pole nii, Jüri? Nii on, jah. Täna me katsume midagi täiesti uut jälle teha. Meie aastases saates me natuke rääkisime ka sellest ideest, et seekord istume siis maa selleks, et rääkida tegusust, tublist ja heast inimesest, keda enam meie seas ei ole, ent kelle elu ja olemine ning tehtu väärib meenutamist. Meie saate külaline on siis täna Keiu Roosimägi, kellest me räägime tema sõbrannadega. Tere Kristjan Amor ja tere Maris Merimaa. Tere! Tere! Nii, tundub, et teid on kuulda küll. Et ma pean sulle aitäh ütlema, Kristjana, selle hea idee eest. Me võib-olla ei oleks ise selle peale tulnud. Või mis sa arvad, Jüri? Ma arvan, et jah, et võib-olla poleks endal nii sellist mõtet kohe tekkinud, aga läbi selle tekkis kohe mitu ideed, kellest võiks veel rääkida rohkem, kui seni tehtud on. Tore, et sain kasulik olla. Jah, meil on ka hea meel, et katsume siis täna selle idee ilusti siin ära vormindada. Aga tütarlapsed, mul on teile esimene küsimus. Milline oli teie esimene kohtumine või kokkupuude Keiuga ja kaua te teineteist tundsite? Minu esimene kokkupuude Keiuga või sõprus siis saigi alguse sellest, kui ma kusagil foorumis otsisin nagu neurofibromatoosile nagu ravivõimalusi, operatsioone, arste ja siis ta vastas mulle ühes foorumis ja siis selgus, et me elasime toona ka hästi lähestikku. Et me saime kohe varsti pärast seda esimest veebissuhtlust kokku ja sealt siis saigi algusega kohe see sõprus, et lisaks siis sellele haigusele, mis meid ühendas, me leidsime, et on ka palju muid tavalisi asju, mis inimeste igapäevaelus on ja isiksuste tasandil, et sealt tekkis sõprus ja et haigus meid kokku viis ja kahjuks haigus ka lahutus, et Keiut ju enam ei ole. Jah, aga tore kuulda, et neid muid asju oli ka hästi palju, mis teid kokku viisid. Väga palju, jah. Et eks saame täna nendest rääkida. Kristjana, kuidas sinuga lood on? Mina tutvusin Keiuga ühel üritusel vanalinnas. Ma arvan, et see oli nagu peaaegu selline keldribaar. No ikka viisakas koht iseenesest ja siis tol ajal olid sellised igareedesed couchsurfingu üritused, kus tulid inimesed kokku, siis välismaalased ja kohalikud ja rääkisid juttu ja veetsid mõnusasti aega. Ja üks inimene siis selles seltskonnas oli Keiu ja kuidagi ta sattus minu kõrvale istuma, selline vahva väike preili rõõmsa näoga. Ja ühel hetkel ta vist ütles mulle, et eks me jõudsime midagi juba seal rääkida ka, aga ühel hetkel ta siis ütles nii, et see natukene humoorikas ja musta huumori võtmes, et mina olen vampiir ja ma joon inimeste verd. Et tol ajal tegelikult korraldas ka pidusid ja kohe ta korraldas ka seda vampiiripidu. Ja ju ta siis, mõnes mõttes tegi ka turundust, eks ole, et tulge peole ja siis mul oli nagu see kohe kõrva ja silma, et issand, kui äge inimene, et kohe julgeb eristuda teistest ja rääkida hoopis, mida tavalised inimesed võib-olla ei ütle ja siis see kuidagi köitis mu tähelepanu. Väga põnev algus teie ühisele seikluslikule tutvusele, et see on tõesti lause, mis püüab inimese tähelepanu, kui seda talle öelda, et kui keegi otsib sõpru, siis võite proovida. Ja, mina kohtusin Keiut siis, kui ta selle häkatonil rääkis Stelpifiki ideest. Siis ta oligi üsna närvis selle idee pärast, et ma mõtlesin küll, et küll vuristab, et kas keegi aru ka sai, mis ideega tegu on, aga õnneks tuli ta taha kõige suurem punt inimesi selles häkatonil. Ja mul oli ka õnne olla sel päeval seal, vähemalt mäletan, et ühel päeval kindlasti, kui siis see suur meeskond moodustus ja Keiu vapralt seda juhtis, nii et
Jüri, ma mäletan sind ka, jah. nojah, loota ju võiks, et sellest päevast on Jüri ka meelde jäänud. Järgmine küsimus, et oskad veidi kommenteerida siis Keiu nii-öelda haridusteed, et me kui artikleid lugedes selgus, et tal on nagu oli kohati nagu mure kooli kiusamisega, et mõtlesin, et arutaks, et kuidas seda nii-öelda kuidas võiks ühiskond seda nii-öelda vältida või seda ennetada võiks. Et siuke arutelupunkt. No ma saan aru, et hariduse poolest Keiu oli jurist. Kooliajast, nii palju Keiu ju rääkis, et ta oli selline näpsuke ja habras tütarlaps suurte silmadega. Ja võib-olla jah. Põgenes tihti ka selle kooli argielu eest raamatutesse, et luges hästi palju, mis ta kogu aeg rääkis, et kooli ajal oli ka väga suur kiindumus ja kirg raamatute vastu, kirjanduse vastu. Ja mis mina veel tema nagu nendest koolijuttudest ja üldse haridusteest mäletan, et ongi, et kui ta selle haiguse diagnoosi tõsidusest aru sai, siis tema nagu jõudis sellele arusaamale, et ta ei saa tavatööd teha ja siis ta läkski õppima seda juristiks. Mina mäletan neid asju nii tema juttudest, et ta tegi nagu otsuse, et kuidagi, et elada siiski vaatamata haigusele, et teenida, siis ta valiski selle tee, et ta läks ülikooli ja sai selle juristi paberit. Sest ta ei näinud, et ta käiks iga päev tööl ja tegi omad valikud. Jah, see oli juba siis veidike hiljem, aga ma lihtsalt vahemärkusin ütlen ka selle, et päris kooli ajal siis 12-aastasena tegelikult tal oli see õiglustunne juba sees, kui ta luges Äripäeva, tahtis ettevõtjaks saada ja siis tegelikult unistas ka ÜRO peasekretäri ametist, nii et selline teatud õigluse janu oli tal ju olemas ja see, miks ta läks, ta otsustas juristi eriala kasuks. Oli küll nii. Kuigi mis teil artiklist oli välja, et see õppiminek oli üsna juhuslik, et ta algul mis tahtis mingit imagoloogiat õppima minna ja siis läbi sõbranna sattus õige asja peale. Jaa, eks ongi kõik mõnes mõttes võib-olla selline juhuste jada, et mida noor inimene ikka nii täpselt teab, aga see, et ta ikkagi milleski suurest unistas, see ikkagi oli tal juba 12-aastasena ka kuskil südames tuksumas ja siis tahtis seista nõrgemate eest, et anda hääle siis nii-öelda hääletutele, et me oleme, või siis nemad on ka olemas, et siis õige inimene sattus õigesse kohta, nagu näib. Vaatamata sellele, et võib-olla algne plaan nagu ülikooli minnes ei olnudki seda tööd mööda minna, aga eks elu teeb vahest üllatuslikult omad korrektuurid, et saangi siit jätkuvalt siis küsida, et mis ametit Keiu pidas. Ma saan aru, et tal oli päris palju ameteid lisaks juristi ametile. Keiu on kohal ja annab märku, et tundub küll. Kajas siin pada, mis asja, et hakake pidu panema, mis te siin konutate ja tehke ikka vägevalt, eks ole. Täpselt. Tundub nii. Et alles eile koda mulle ennast natukene ilmutas ja siis mõtlesin, et okei, Keiu, selge. Siis... Et muutunud sa ei ole. Jah, seda on rõõm kuulda, aga pöördudes tema ametite poole tagasi, siis palju neid ja mis erineval kujul neid siis oli? Et kui ta, ma mainin selle juristitöö ka ära, et millest ta tegelikult ju paljudele rääkis, et kui ta ka praktikal oli, esimesel praktikal, siis ikkagi ju selgus, et kahjuks oma haiguse tõttu ta ei saa alati, nagu oravrattas ka töötada, et vahel tuleb olla ka operatsioonil ja siis milline tööandja ikka tahab ju, et sa oled pikalt ära.
et see esimene praktika ei lõppenud võib-olla nii hästi, aga samas tänu sellele sai Keiu luua oma õigusbüroo ja siis tegeleda ka perekonnaõigusega. nii palju, kui me lugesime, siis need teemad on päris tõsised, mis seal valdkonnas ette tulevad. Kõige tõsisem sõna tundus olevat lapserööv nendest, mida me seal nägime. Ja ma rääkisin ka eelmisel nädalal siis Andreiga, kes seda sama juhtumit siis koos Keiuga nii-öelda siis läbi näris, kohtus käis ja tegelikult jah, see oli selline väga suur ja mõnes mõttes põnev juhtum. Et nad siis koos Andreiga saavutasid siis võidu ja siis tol korral siis see laps jõudis isa juurde Ameerikasse tagasi. Tema pidas seda siis kinni. Ja ma isegi mäletan seda juhtumit mingil kujul meediast, nagu inimesed ikka, aga vot, siuke põnev teema, mida loodame, et ühiskonnas nüüd väga sageli just ette ei tule kõigi osapoolte huvides. Ja Andrei muidugi tuletas mulle meelde ka, et vahel kohtus läksid nagu rollid sassi, et kohtunik enam ei saanud ka aru, et kes on siis see kohtunik, et Keiu võttis liidri rolli ja sellise, kes seda rohkem teadsid, siis ju teadsid, milline Keiu võib ka olla. Ja siis kohtunik oli ükskord ka öelnud, et kes siin räägib, et mina räägin, et mina olen kohtunik. Et tohi oma rolli nii on, et see päris huvitav. Aga millised olid tema saavutused nagu MTÜ-de vallas, et ma saan aru, et paljud asjad toimivad siiamaani vaatavate tema lahkumisele. Keiu oli Tallinna ja Harjumaa puuetega naiste ühingu esimene esinaine, et hakkas seal ju ka erivajadusega naiste õiguste eest huvikaitsega tegelema mitmel moel, paljud üritused, mida ta siis läbi viis, loomulikult koos teiste naistega, koos siis praeguse esinaise Jelena Pipperiga. Ja mõnda aega hiljem siis, nagu sa Jüri Elbifiku juba ka mainisid, jõudiski ta siis ka ju Elbifiku asutamiseni, koos sinuga muidugi, Jüri. Ja siis oli veel Eesti Jagamismajanduse Liit ju ka, mille asutaja ta oli. Ahah, no siis ka päris palju erinevaid asju ja ma saan aru, et kõik, kaasa arvatud ka see õiglusbüroo, toimivad tänase päevani. Peaks küll toimima, jah. Toimivad tänase päevani. Jah, siis on tal olnud oma tegemistega küll väga suur mõju. Ma mainiks siia veel lõppu ära selle ka, et Keiu ju alustas, koos me tegime tegelikult, aga ikkagi initsiatiiv oli Keiu poolt äkki, et Keiu asutas ka Eestis neurofibromatoosi ühingu, et ka Eestis on siis selle haiguse tugiühing olemas. Jah, kuidas teil täna läheb? Ma ei ole nagu sellega jõudnud tegeleda, sest et mul oli endal ka elus vahepeal väga palju igasugust tegemist ja ma lihtsalt ei suutnud võtta endale vastutust, et ma ei ole sellega tegelenud. Okei, no selge, arusaadav. Olen vaikiv liige nii-öelda seal. Vaikiv liige. No loodame, et siiski läheb hästi. Aga kui keegi meid kuuleb, kes on sellise diagnoosi saanud, siis saab kirjutada ükskõik kas või Facebooki ja sealt saab ka muid nõuandeid, tuge ja juhiseid anda. No see on hea, et selle võimaluse anname inimestele tõesti, et kui te tunnete, et teil seda tarvis on, siis kirjutage sinna, kuhu teid praegu suunati ja saate oma küsimustele loodetavasti vastuseid ja tuge ja nõu ja toredate inimestega tuttavaks. See on võib-olla üks kõige olulisemaid asju. Aga ma saan aru, et nagu me siin juba räägime, et Keiu oli mitme projekti eestvedaja, ka veel lisaks sellele, et ta oli mitme MTÜ eestvedaja. Mis siis tema suurimad projektid olid? Et praegu seisuga mina tean nimetada ühte seda fotonäitust Naine, on mul õigus? Ja sul on õigus, et Keiu tõesti tundis sellist südamekutset ka veel lõpupoole, kui ta oli juba väga raskelt haige ikka selle projekti käekäigu vastu huvi tunda ja uurida, kuidas läheb. Et
tema suureks unistuseks oli kujundada ka uut ajajärku erivajadusega naiste õiguste edendamisel, et jõuda järgmisele tasandile, et erivajadusega naised tunneksid ennast täisväärtusliku osana ühiskonnas. Et mitte miski ei jääks puude tõttu tegemata. Sa saad teha alati omas tempos, et sa ei pea võtma nii-öelda malli teistest, kes võib-olla jaksavad iga päev tegutseda. Et erivajadusega inimesena sa saad omas tempos minna, aga alati püüelda oma unistuste poole. Ja sul on õigus, ja just minu arust ta püüdis nagu süstida ka seda teadmist, et vaatamata siis sellele, et sul on mingisugune haigus, mingid võib-olla asjad, mis nõrgendavad su toimetulekut, et see ei tähenda seda, et sa oled nagu täiesti kõigest ära lõigatud, et tuleb just leida nagu see, mida sa suudad, mitte keskenduda siis sellele, mida sa ei suuda, et mis on ka nagu selline üldse nagu väga oluline elu mõte või elu printsiip, et mitte nagu olla ohvri rollis, et tulla sellest ohvri rollist välja, kui see on sinus ja vaadata hoopis seda, et okei, et ma seda ei jaksa tõsta, seda rasket anumat, aga ma tõstan hoopis selle kausi ja nii ongi, et tegelikult sa suudad. Et see oli ka see, mida Keiu alati otsitas teistes. Et alati sa poissi lahendad enda moodi. Jaa. Mitte nii nagu kõik teised midagi, arvavad, et see on loomulik. Leia see enda asi ja tee seda ja aja seda. No see on ju suurepärane lähenemine, mida meil kõigil tuleb igapäevaelus ühel või teisel kujul rakendada, et oma eesmärkideni jõuda. Aga fotoprojektis, fotoprojekt oli siis selle suure projekti üks osa ja seal siis 14 erivajadusega naist rääkisid oma loo. Fotograaf siis tabas neid läbi kaamera silma. Üks naistest oli Keiu ise, kelle lugu me siis rääkisime läbi elu ja surma sümbioosi. Ja ma mäletan seda päeva tegelikult väga hästi, kui me olime fotosessioonil. Just eelnevad 6 kuud olid väga rasked olnud Keiule, aga sellel päeval millegipärast tundus, et kõik on hästi, et see oli üks halb unenägu. Keiu oli nii tubli, nii särav, nii vapper. Et imeline päev selles mõttes tegelikult. Ja ma saan aru, et see näitus ringleb ka meil sinna. Praegu ju mööda Eestit ringi, on mul õigus? Jaa, viimati oli näitus üleval märtsis Paide muusika- ja teatrimajas ja näitus siis liigubki ringi praegu rändnäitusena, nii et kui soovite näitust näha kuskil oma organisatsioonis üleval, jällegi võite mulle julgelt kirjutada. Vot, nüüd teil on võimalus näha, millest me siin täna räägime ja saada rohkem aru sellest. Aga kui sa küsisid nüüd, mida Keiu tegi, siis ka Helpificus ta seisis just selle eest, et erivajadusega inimesed eakad saaksid kasutada teenuseid uut moodi. Okay. Et see oli selline, Jüri oskab ka lisada. Jüri oskab ka vist. Oli selline... kui Helpifici juurde tulla, et siis läbi Tallinna Harjumaa puuetega naiste ühingu ta nägi, et on suur probleem, et naised ei saa ta üritusele tulla, sest lähedased ei ole aega või ei ole võimalust neid aidata. Ja siis ta arvas, et kuna jagamismajandus on nagu tõusuteel, et siis oleks hea mõte äkki siis need abivajad ja vabatahtlikud omavahel nagu kokku viia, et inimene saab aidata siis, kui temal on aega ja võimalust ja soovi. Mitte, et sama murega ma puutusin isegi kokku kogu aeg, et sa tahtsid kuhugi minna, kirjutasid oma Facebooki kõik inimesed ära ja siis otsid peidleid, et äkki nüüd keegi ütleb. Aga portaali värk eelis oli see, et seal olid inimesed, kes ise olid juba deklareerinud, et neile meeldib aidata, nad on valmis aitama ja siis Keiu mõtleski, et need 2 saaks nagu kokku viia, aga siis seal
et seni nad polnud ju kokku saanud, sest võib-olla abivahel ei olnud julgust küsida ja see, kes aidata soovis, ei olnud julgust nagu end pakkuda, et see tekitas niisuguse hea võimaluse, et sa said seal üles panna, siis loota, et keegi sulle appi tõttab nii-öelda. ja seal tekkis ka selline omamoodi väikene juba võrgustik, et kui olid juba, mina käisin ka mõnel korral nagu Helpifiku kaudu aitamas inimesi ja mõnda inimest päris mitu korda, et tekkis selline, sa tead inimest, et selge, ma kirjutan jälle talle, küsin, et kas ta saab tulla jälle mind aitama, et hästi nagu toredaid kogemusi on sellest tegutsemisest Helpifiku vabatahtlikuna. ma saan aru, et 10. aasta saab sellel aastal täis Helpifikul, on mul õigus? Või ma lugesin oma andmeid kuskilt valesti? sa oled väga tublisti andmeid kogunud. Jah, peab. Et asjadest paremini aru saada. Ja üle 5 aasta tagasi, näiteks oli selline projekt ka, et märka annet, mitte häiret, kus siis valmisid 9 multifilmi teemadel siis, et vähendada vaimse tervise häiretega seotud eelarvamusi. Kas neid näiteks leiab kuskilt YouTube'ist või mujalt? Ja neid leiab Helpifiku YouTube'i kanalist näiteks. Selge, vot. Et tasub siis sealt ka piirata, sinna me ei jõudnudki piirama. Sinna me ei ole omadega jõudnud, et õhtul koju minnes on midagi vaadata, et mis projekt siis see selline tore on. Ja projektide kohta leiab infot Helpifiku koduleheküljel. Ühe asjani ma jõudsin, oli see dokumentaalfilm, et kas see on tõesti, et ma saan aru, et Kristjan, sina olid ka sellega tegev, et võib-olla räägid, kus see idee tekkis ja kuidas see loodud sai? Põhiideeks selle lühidokumentaalfilmi tegemisel oli see, et jälle näidata, et naised on ägedad, tublid, säravad. Aga mis teha, kui neil on üks saatus, eks olla naine ja puudega. Dokumentaalfilmis me siis kajastasime 3 puudega naist, Kristelit ja Leenat ja Merilini ja siis seal nad natuke oma elu avasid. Kas aastaid hiljem nüüd, ma ei saanud nüüd aru täpselt kui palju aastaid hiljem, aga et kas see teema on nagu, on asjad paremuse poole läinud, nagu kui me võtame naiste seisukohalt ja natuke selle dokumentaalfilmi lõikes, et kas ühiskond on avatum, mõistvam, arusaavam, mingid sõnad, mis siia veel võiksid kuuluda? Ma ütleksin, et minu arust kahjuks ei ole, aga väga palju ikkagi sõltub endast ja muidugi ka taustast, et kuidas sul see sinu erivajadus või sinu haigus lubab tegutseda ja olla, et see on mitmete asjade nagu kokkumäng, aga ühiskonna poolt ma tunnen, et ei ole muutunud väga palju. Aga võib-olla siis nii-öelda selle filmi külaliste poole pealt neil on muutus toimunud, et mõlemal on nagu nii-öelda suhe olemas ja toimib, et ei, ma ei mõelnud üldse nagu selliseid asju, ma mõtlesin üleüldisemalt ühiskonna nagu seda mentaliteeti ja keeruline. Aga selles mõttes, Jüri, läksid õigele, selles mõttes ka väga heale rajale, et ka erivajadusega naine on eelkõige naine ja tõesti väga vahva, kui nagu sa ütlesid, et filmikangelannad ka on leidnud armastuse, et see on nii väga tore. Jah, seda on rõõm tõdeda, kui me selle nagu kunagi, ma olen seda kunagi näinud, see oli hästi ammu, kui ma seda korra nagu vaatasin. Mul jäi midagi meelde ka ja kui ma tänapäeva olutööle mõtlen, siis 2/3 inimestest on leidnud endale kaaslase, nii et väga... See oli lihtsalt huvitav, et nad seal filmis ka natuke õhkasid selle järgi ja lootsid ja soovisid seda, et modifitseerimine nii-öelda. Nad andsid seda soovi universumisse. Jah, see õnnestus. Ja nõnda on see läinud, loodame, et läheb ka kõigi ülejäänute puhul. Aga siis räägime sellest, ütleme siis haigusest, mis Keiuga kaasas käis ja tema elu nii tugevasti mõjutas, et seletage palun lihtsalt ja samas piisavalt täpselt, kuidas see inimese
ja elu mõjutab. Nii kuidas teie oskate seda meile lahti seletada ja kuulajatele ka? Neurofibromatoos on see õige hääldus? Jah, neurofibromatoos on tüüp 1, tüüp 2 ja tüüp 3, mida siis ingliskeelse terminiga nimetatakse schwannomatoosis. Ja kuna ta on neuroloogiline haigus, mis hõlmab tegelikult tervet keha, lihaseid, luid, ajutegevust, toimetulekut, siis see on väga raske, väga keeruline haigus. Et esiteks põhjustab ta luudeformatsioone, ta põhjustab õppimisraskusi, keskendumisraskusi, kasvajaid nii nahal, närvipealse kasvajaid nii nahal kui ka seespool. Ja väga õnnetul juhul võivad need kasvajad ka siis kasvada sellistes kohtades, kus on siis võimatu midagi kirurgiliselt ette võtta, et ongi siis nii-öelda ainult ootamine, et kui pikalt inimene jaksab ja peab vastu sellega. Ja mis seal veel oli küsimus, et kuidas ta mõjutab? Kuidas ta mõjutab? Jah, ja ka kõik need õppimisraskused ja keskendumisraskused ja nagu ikka, kui on ka haigus, siis ta koormab ka meelt ja natuke vaimu, et kindlasti on oht kalduda ka rohkem depressiivsusele ja ärevusele ja ta võib põhjustada ka sellist sotsiaalset eraldatust, et kui inimene kuna haigus võib moonutada ja tihti ka moonutab välimust, siis mõned hakkavad omaette hoidma, ei käi enam väljas ja ei suhtle enam inimestega, ei lähe tööle, võib-olla nad ei saagi tööd. Et keeruline. Selgus on aru, et palju tuleb oppidel ka käia vahel. Jaa, et on ja Keiu nagu tegeles selle haigusega nagu väga mitmel tasandil, et tal oli nagu mingid megapikad nimekirjad, et mis spetsialistid, kui tihti tuleks käia ja tema nagu oli väga nagu selle listi järgi seadis oma need käigud, mis olid siis seotud tema haigusega. Et ja samamoodi siis ka juhendas teisi, kes seda haigust põevad, et mida peaks tegema, kui tihti peaks käima selle ja selle spetsialisti juures, et silmaarstid, kirurgid. Ja Keiu käis ka väga paljudel erinevatel operatsioonidel, et osad olid nagu hästi rasked, et kuna see neurofibromatoos võibki olla väga erinev, et mõnel ta nagu ei avaldu peaaegu et üldse nähtavalt, et on ainult kohvipiimalaigud ja võib olla mõni üksik väikene kasvaja ja teisel inimesel võib olla nagu deformeerunud terve nägu, terve keha ja mõnel on siis hästi palju kasvajaid väljaspool, mõnel seespool ja Keiu tegeles siis, ta käis 1000 eri spetsialisti juures, nii palju kui ma mäletan, ja otsitas ka mind sellega tegelema, aga ma olen nagu siiamaani leppinud sellega, et ma ei taha liiga palju sellele haigusele voli anda, et ma elan nagu oma võimete piires ja ainukesed sisuliselt protseduurid, kus ma nagu käin, ongi siis, et kasvajate lõikused, et eemaldada neid nahapealseid kasvajaid, mis lihtsalt põhjustavad valusid, ebameeldivust, sügelevad ja muidugi ka siis igapäevaelus osalemine, et endal on nagu ka kindlam tunne ja natukene atraktiivsem tunne, kui ei ole neid kasvajaid nii palju, et ja ma selle tõttu ei tahagi nagu liiga palju arstidel käia, et see on minu valik. Jaa, väga arusaadav. Et kas tohib loota, et sellel aastal ei ole ühtegi operatsiooni olnud? Ei, on olnud ja tuleb veel. Tuleb veel. Siis ei tohi. Keiu oli väga rõõmus, kui ta leidus ju doktor Vasari sealt, oli see ilukirurg? See on taastava kirurgia kliinik Magdalena kliinikus, kuhu ma nüüd ka lähen tegelikult varsti jälle, pean varsti jälle minema üsna pea.
ja tänu Keiule ma seda ka tean, et on võimalus midagigi teha. No aga siis jah, see on ju meeldiv, et mul ongi siin tegelikult küsimus, et kas tänasel päeval selle diagnoosiga inimeste elu on nagu paranenud, et kas mingitki pidi, sest nagu me aru saame, ravi sellel ei ole, ainult on sümptomite manageerimine kui selline erinevatel viisidel. Jaa, sul on õigus, et ravi ei ole, aga seda saab sümptomeid või seda ravi haiguse kulgu natukene kontrolli all hoida. Et nii ta praegu on ja no minu kvaliteeti on need operatsioonid elukvaliteeti küll parandanud, et olen Keiule nagu hästi tänulik, sest ilma temata ma ise ei oleks seda üles leidnud sellest meditsiinisüsteemi rägastikust, et siukesed protseduurid on võimalikud Eestis. Et tänu Keiule kõike, ma tean. No seda on ainult rõõm kuulda ja loodetavasti inimesed, kes praegu mõtlevad, et kas minna seda teed, saavad siit tänasest innustust ja võtavad teiega julgelt kontakti siin ja saate jagada seda, et on olemas siuke võimalus oma elukvaliteeti läbi selle parandada. Ja ikka võib ühendust. Et ei ole nii, et peaasi, et elus püsib, et see elukvaliteet on oluline. Ja väga oluline, Jüri, sul on õigus. Just. Aga muidugi Keiu mulle õpetas ka üldse tema elukogemus õpetas mulle, ja tema see haigus, mis oligi nii, et ühel päeval ta oli tegusam, teisel päeval ta oli jälle pikemalt voodis, õpetas ka mindki olema empaatilisem ja toetavam. Et natuke nagu see Fredissi film on ja et laisklemise elu või siuke. Olemise elu, et kui on et kui tõesti jõuda ei ole ja siis võibki nagu selle nii-öelda mölutamispäeva võtta, kui tervis nõuab ja keha nõuab. Et see on okei ja järgmisel homme saad jälle oma unistuste poole liikuda ja eneseteostusega tegeleda, aga ei saa oma unistusi nurka visata. Jah, see on ilus mõte, mille me võime täna siit inimestele kaasa anda. Ise võtame ka neid vabu päevi võib-olla draakoni aastal siis natukene rohkem. Aga et ikkagi kuulamise ennast, et üle ei tasu panna. Ei tasu. Et muidu keha võtab su lihtsalt maha ja siis võet hoopis palju pikemalt. Elama peab oma keha ja vaimuga kooskõlas, et nad mõlemad ütlevad sulle asju iga päev, igal hetkel, et kuidas olla ja milline ja mida teha ja mida mitte ja kui kiires tempos ja tuleb kuulata, siis on kõik hästi, isegi vaatamata haigustele, et saab elada. Milleks elu ongi mõeldud. Jah, tundub nii, et Keiu soovis ka, et naised jäbeneks oma keha, et oleksid alati uhked oma keha välimuse üle, vaatamata siis füüsilisele eripärale või puudele. Et minu meelest ta ise ka ju avastas Niitsas, kui ta läks randa, et võtta ikkagi päevitusriiet väele, et minu meelest ta Eestis nagu ei tahtnud, aga see tulebki tasapisi, et julgeda olla see, kes sa oled ja julgeda näidata ka oma arme. Ja see on oluline. Õpetas Keiu mulle ka, et tänu temale ma olen väga julgen olla palju rohkem kanda rohkem asju, mida ma kunagi üldse ei julgenud, et Keiu oli see, kes nagu andis mulle selle julgustunde ja kindlustunde ja muidugi ka kõik need läbikäidud operatsioonid, aga Keiu oli see, kes mind kõigele sellele tõukas, nii et kõige selle peamine süü ongi, nii-öelda jutumärkides süü ongi Keiul. Et aitäh Keiule. Aga siit on võib-olla hea üle minna nende, et võib-olla oskate välja tuua mulle ühise seikluse, mida te läbi tegite, et kõige erilisema ühise seikluse. No võib-olla jah, te võite tuua neid nii, kuidas tuleb. No minule tõesti jäi meelde see fotosessioon, kus siis Alana Proosa, meie selle fotonäituse autor, pildistas Keiut ja me siis olime kohale tirinud sinna Sven Tupitsa stuudiosse siis ka sellise suure punase kirstu. Keiul oli selline uhke punane kleit, nagu pallikleit seljas. Ta oli olnud enam juukseid, ta oli viimased juuksed ka siletiga maha ajanud.
Paul Holmberg pani siis sellised vahvad litrid talle siia otse ette ja pähe, mis siis nii kaunilt helkisid ja no see oli mõnes mõttes nagu nii sürreaalne, aga samas sõbralik ja muhe päev. Braavi, Keiu väike armas koer oli siis ka seal kaasas, sibas ringi. Samal päeval tegelikult oli ka kohal ju Indrek Spungin, kes siis tegi oma dokumentaalt A nagu armastus. Et Keiu on ka selles dokumentaalfilmis jäädvustatud, soovitan vaadata. Et igal juhul see oli nagu väga-väga kihvt ja äge päev tegelikult ja ma alati imestasin Keiu vapruse üle, et tundus, et sel päeval küll ta tundus, et kõik on korras. Et tal ei ole nagu ravimatut haigust, vaid et homme saab see halb unenägu läbi. Mina mõtlesin alati, et Keiul on 9 elu. Ta on kass, kellel on 9 elu ja mulle tundus, et need 9 elu ei saa mitte kunagi läbi. Et see Keiul oli nagu hea oskus nagu kriitilistel hetkedel kokku võtta, et nagu seal artiklis oli, et nagu nii-öelda trugistruktuurid olid murdud, aga läksid ikka nagu magistritööd nii-öelda kaitsma ja tuli võidukalt nagu koju, et see on nagu väärtne nii-öelda oskus. Ta ei vandunud alla, tal oli tohutu tahtejõud. Oli. jah. Ja see, kuidas ta kõike jaksas ja jõudis ja kuidas ta kogu aeg rääkis, et mul on see ja see ja see ja see ja see pooleli, et paberite kuhjad arvutis mingid 1000 erinevat asja ja kogu aeg ta tegutses. Et võib-olla ongi see natuke see just selle, et sa tunnetad, et sul kell nagu tiksub nii-öelda peas ja siis on vaja tegutseda, et Ja Keiu rõhutas, või tähendab tõi välja ka vahel, kui me võib-olla mõnes kohas olime erinevatel arvamustel, tõi välja, et sul on pseudoprobleemid või no üleüldse ta tegelikult nagu nägi, et mõned asjad on nii ebaolulised, et Ta nimetas seda, et tal nagu neid filtreid ei ole, et seda on võib-olla nagu raske edasi anda, kui ta selle mõttest aru ei saa, et ta nagu, just nagu Kristiinagi mainis, et sul on, kuidas sa ütlesid seda, et sul on nii tavalised mured või pseudoprobleemid ja, et ta just nagu rõhutaski sellele ka, et kui tihti inimesed võiks tegelikult natuke peatuda ja endasse süüvida ja mõelda, et kas see probleem, nii-öelda probleem, on sul tõesti probleem või on see nagu selline lihtsalt peas kinni väikene muutus, suhtumise küsimus, et millal ta juhtis tähelepanu, et mõelgem teinekord selle peale, kui ta mingi... Eks see on jah, et just see, et kui sinul pole nagu aega ja teistel nagu tundub aeg oma ja ilma, siis tekib päris korralik error vahel. Me rääkisime ka siin mõnda aega välimusest ja kehast, et Keiu muidugi, ta kõneles ka keha positiivsusest, aga ta muidugi ei saanud kunagi aru, et naine, kellel võib-olla natukene on siin puusad natuke suurem rasvavolt, et mille üle jälle tema kurdab või muretseb, et see on vist hoopis teine maailm, jah, nagu öeldakse, esimese maailma probleemid. Tõsi, aga mida teeb siis see naine, kellel ei ole jalgu või kes on saanud tohutuid põletushaavu? Jah, või kellele on selline opereerimatu kasvaja, eks ju, ripub kusagil jala küljes näiteks või näo küljes. Jah, et nagu, et tavainimese arusaam nendest asjadest ja ütleme, teie kaldkriips, meie kõigi arusaam sellest asjadest on hoopis teistsugune, et need ongi nagu 2 erinevat planeeti mõnes mõttes. Ja, et see taluvuspiir on nagu väga erinev. Aga Keiu muidugi valutas ka südant ta ikkagi, kui tulla jälle välimuse juurde tagasi, et justkui ühiskond, sealhulgas mehed ka, vabandust poisid, mehed hindavad kaubanduslikku välimusega naist, sellist ilusat, säravat, modellimõõtu. Siledat ja siredat ja nii edasi. No selle asjaga on nii ja naa, et loodetavasti tänapäeval jah, see muutub pärast keerulisemaks, kuna tekivad igasugu ebareaalsed asjad nagu, mis viivad su aju kõrvale ja mujale, aga
tasuks siiski suunata maju reaalsusele. Mina ütlen seda omalt poolt niimoodi. Tehke selle mõttega, mis te soovite, aga reaalsus on palju kenam kui see, mida te kuskilt mujalt näete. Keiu ja natukene mured liiga palju selle üle, sest ta oli tegelikult väga ilus naine, et kohati olid tal need mured enda pärast, mis ta mulle kõik rääkis, et mõistsin teda, aga ei suutnud teda juhtida sinna, et ta keskenduks sellele, mis on ilus ja hästi, et ta põdes väga palju. Ma võin ka öelda, et kui ma ei ole temaga isiklikult väga kokku puutunud, aga mööda minnes alati vaatasid, et väga kena viisakas tütarlaps, mitte midagi ei osanud üldse aru saada, et olekski teistmoodi. Et selles suhtes küll, see lause. Jah, sellest oli, kui me ka LPFIC-is tegutseme, siis ei saa kui ta on oli normis ja toimekas, siis ta ei saanud väga aru tegelikult. Et näiteks, ma ei tea, võib-olla nädal-2 tagasi alles mingi nii-öelda opilt tulnud või taastunud on. Et see oli võib-olla et oligi siuke omadus, et klopsis end kokku tagasi ja siis väljapool tundus, et kõik on okei. Aga Jüri, sa ütlesid ükskord väga ilusasti, et Keiu oli fööniks, kes tõuseb tuhast. Jah, et seda võiks küll öelda, et just see, et mida kirjeldas samamoodi see opi teemad, et ta suutis seda fööniksit mängida korduvalt, ja iga kord sama säravalt ja võimsalt, et see on päris võimas tegelikult. Ja kuule, aga ta tahtis ju sinus ka mees kasvatada ju. Natuke küll et kui aus olla, et siis LPFIC-i aegadel ma olin just natuke ebakindel ja... Sa olid noor, Jüri. Võib ka nii öelda, et minul mina väga kartsin võimukaid naisi ja siis aeg-ajalt ma sain talt ikka tappa küll. Selles mõttes, et sai kunagi, mina vastutasin siis mingi blogipostituste eest ja siis see oli mingid vigu täis ja siis ma sain päris korraliku koosada käest. Et see oli päris siuke maa peale too hetk nii-öelda. No ja näed, nüüd oled kirjutanud raamatu ja seal polnudki vigu. Tundub nii, jah. Raamatutest rääkides võiks küsida, et milline kirjandus, muusika ja muu kultuur Keiu elus olulisel kohal oli, kuidas ta oma vaba aega veetis, mis te põnevad kõik ära tegite või kus te käisite või kuidas nende asjadega oli? Keiu raamaturiiulist võin rääkida natukene, et see oli tal otsatu, ääretu, suur, pikk, lai, kõrge ja seal oli väga erinevad kirjandust, et erialast ja peamiselt oligi erialast kirjandust tal. Mina mäletan seda kõige rohkem. Ja ta... Oskad sa, Kristiina, midagi siia lisada? Keiule meeldis näitustel käia, et ta ikka tahtis selliste nii-öelda uudistega kursis olla, et kui midagi kuskil oli põnevat jälle üleval. Vahel talle meeldis uusi riideid osta, et ta tahtis ikka alati daam olla, et vahel me käisime koos shoppamas ja see oli väga äge, et ta viitsis soovitada ja vaadata, kas see sobib näiteks siis su kaaslasele. Et oli mõnes mõttes selline inspiratsioon ka meile, arvan. Ja talle meeldis tegelikult siis ka lõuna ajal, siis kui me näiteks olime siis jõudnud shoppama, aga siis seda Proseccot ju võtta, eks ole, see oli see must be minu meelest alati. Ja ka siis viimasel ajal ta ikkagi ütles, et see kogu see alkoholivärk hakkab talle nii vastu. See oli veel enne seda, kui ta päris haigeks jäi, et siis ta lihtsalt ei tahtnud seda alkoholi, et ta ja minu arust ei mänginud ta elus nii olulist rolli. Jaa, aga see oli lihtsalt see vahvad hetked. Ta vist tahtis nii-öelda siuke daamlik olla ja siuke... Ja hoida võib-olla oma
klaasikesest pakaalikesest kinni ja siis natukene seal. see meenutab seda Jüri poolt kasutatud sõna elupärlid, oli nii või? Elupärlite püüdja. Umbes nii, jah. Et sest sest võib-olla ongi see, et ta teadis, et iga sekund on neil kulla hinnaga, et siis tulid iga sekund üle kullata, nii et see on üldse huvitav. Jaa, sul on õigus, Jüri, et selline elujanu või eluarmastus Keius oli ja ma arvan, et kes teda lähemalt tundsid tegelikult ta nakatas teisi ka kõrvalolijaid. Ma arvan, et meid Ja kindlasti. kindlasti süstis seda tahet, jõudu, jaksu, indu avastada ja käia teisi radu vaadata, kus miskit toimub, et kuniks elu. No väga, väga hea, Ja ma arvan, et selle Prosecco võib ka liigitada elupärlite alla, et mis tast ikka. Ta oli lihtsalt osa sellest elust, nii öelda. Aga oli Keiul mõni eeskuju ka, kellest ta nagu juhindus? Või oli ta lihtsalt proovis ise olla nagu? Ta oli, minu arust oli ta oli niivõrd tugev isiksus, et ta ei vajanud mingisugust nii-öelda eeskuju ja ma ei mäleta, et tal oleks keegi selline väga-väga suur eeskuju olnud, keda nüüd siinkohal ära võiks mainida. Et ta leidis kõik nagu oma teed, rajad, suundumused, et kus siit edasi minna ja mida nüüd järgmiseks teha ja mis meetoditega seda teha, et see kõik tuli temast endast. See oli minu nagu nägemus temast. Okei, jah, tundub loogiline. Ta oli jah, tugev natuur. Nii-öelda see self-made nii-öelda. Self-made. Aga tegelikult ta armastas, sul on õigus selles mõttes, Maris, ta oli nagu üksik hunt mõnes mõttes, aga samas ta proovis kuidagi ammutada inspiratsiooni või teadmisi, nagu sa ütlesid, selles erialasest kirjandusest, ajakirjades, mõne spetsialisti artiklist, et ikkagi nagu õppida sellest, mis on juba hästi tehtud, et kuidagi saada inspiratsiooni või sellist näpunäited teiste tegudest ka. No siis mingil määral ikkagi ühiskonnast ta eeskuju võttis, kui nii saab väita. Sellest, mis on hästi tehtud, nagu sa just ütlesid. Nii-öelda vaimseid praktikaid ka üritas nii-öelda leida siis oma selle mingi jupi sealt, mis enda elus hästi võiks töötada. Päevalt loetu põhjal tundus niimoodi. Aga ma saan küsida sükse, võib-olla jällegi meie saate tänase ilusama küsimus, et keda või mida Keiu oma elus ja ümbritsevas armastas. Et võime väita, et armastas teid, muidu te täna meil siin ei oleks. No Keiu armastas oma poega väga, oma lemmikloomi, inimesi, ta armastas elu. Et temas oli palju armastust ja see armastus ei olnud suunatud ühele objektile, vaid kuna see armastus oli lihtsalt, see oligi nii suur, siis seda jagus kõigi ja kõige jaoks. See on minu arvamus. Kuidas mina Keiu armastust tajusin? Ma arvan, et ma tajusin ka umbes samamoodi nagu sina, et see oli selline üldinimlik, humaanne maailmavaade, mis tahtis, et inimestel oleks hea elada, et inimesed oleksid õnnelikud. Aga oli midagi, mis teda pahaseks tegi vihale? Oli midagi sellist, mis? Kindlasti oli, see mul ei tulegi. No tegelikult ju oma juristitöös ka ju ta pigem väga tihti ju kaitses oli ju meeste, isade advokaat, et ta nägi, kui pahatahtlikud võivad olla naised tegelikult, et keelata isadel oma lastega kohtuda. Et alati ütles ka mulle, et kui armastus näiteks mehe naise vahel on otsa saanud või kui naine näeb nüüd seda teist poolt kuidagi pahana või kuidagi ma ei tea, siis ju
laps seda nii ju ei näe. Lapse jaoks on isa ka ju väga armas. et tasub siis jääda ikkagi inimesteks nendes olukordades. Et teisest küljest oli ju ikkagi ju ka, noh, jah, ta oli ju erivajadusega inimeste huvikaitse esindaja ja naiste. Seda ühte asja ma isegi mäletan, et üks huvi oli artikkel, kus minu meelest see võis olla Kristiine keskuse WC-s ei lubatud. Ja siis sellest tekkis täitsa ühiskonnas arvestatav teema. Aga jälle nagu paljude asjadega, mis Keiu ette võttis, minu arust sellest saigi alguse see, et lõpuks oli seal see tualett olemas, et saab ratastooliga ligi ja tekkisid ka teistesse sellistesse, kahjuks mitte küll kõikjale, aga tekkisid ka mujale kaubanduskeskustesse ja avalikesse kohtadesse siis ka ratastooliga inimestele tualettid. Ja Keiu tegi selle jälle ära, et võttis ette ja pigem vist oli see, et see võtmete teema, et ei panda võib-olla lukku kogu aeg. Jah, et Keiu nagu tegigi selle ära, et võttis käsile, võttis sõna ja asi sai lahenduse. Siis see on ju, siis on jah üks asi, mis teda võis elus pahaseks ajada, leidis tänu temale lahenduse, et see on ainult tervitatav nähtus, millest me kõik kasu saame nii-öelda. Et võib-olla see risk, et kui lahendus on olemas, aga mingi muu siis sa ei saa, jah. Mingit muu totruse pärast see lahendus jääb olemata. Jääb kätte samutus. Ta julges proovida, ta julges sõna võtta ja liikuda lahenduse poole. Et ta kuidagi ei kartnud tegelikult inimesi. Ta soovis rääkida ikka alati ka siis selle otsustajaga ikkagi, kes siis annaks talle selle võrdväärse vastuse, mida siis Keiu ootas, et Keiul polnud aega passida lihtsalt, et siis tuli kohe kõige kõrgemalt see vili ära korjata, et muidu ei jõua kuhugi. Nii et jah, päris palju lahendusi siis tema tegudest ja suhtumisest on siia ilma jõudnud. Ma küsin sellise küsimuse, et mida te sooviksite, et inimesed veel Keiu kohta teaks või mäletaks? Vahel ta võis jätta sellise mulje, et kindlasti ta oligi nõudlik ja sellise tohutu töövõimega ja järjekindel. Jüri kinnitab ja noogutab. Ta suutis 1 minutis 10 minutit teha. Jääda 10 minuti väärilisi tegevusi välja suruda. Et see oli päris siuke intensiivne. Aga samas oli tas hea süda. Võib-olla alati igas olukorras ei kumanud läbi, aga nii oli. Ja ma usun, et paljud tegelikult ikkagi ka märkasid seda, kes võib-olla nii igapäevaselt küll ei käinud läbi, aga et inimesed kindlasti tunnetasid, et ta ajab õiget asja, et ta ei ole nagu lihtsalt mingi nii-öelda karjääri või enesupituse peal väljas, et tal oli eesmärk, nagu sa ütlesid, mure ära lahendada, mitte toimetada mingi sükese niisama asjadega. Kas ta pigem lähtus sellest, et see kõik oli tema elu missioon ja ta lihtsalt oligi selle missiooni pidigi ära tegema kõik, et ta ei otsinud taga mingit tunnustust või sellist, et ta tegi seda, mis oli nagu tema elu ülesanne. Ta teadis, et tema elu on piiratud. Aga mulle meenub ka see, kui ta ütles, tal oli ju see esimene koer, kui nad võtsid Aladini, Yorki. Vahva nimi. Ja see Aladin oli, ta on jätkuvalt väga vahva sell, et ta oli selline, ma ei oska öelda, selline nii hea tahtlik silmavaade. Ja minu meelest Keiu ütles mulle ühel päeval, et ta tahaks olla järgmises elus Aladin. Et lihtsalt vihjates sellele, et selles koeras oli tohutu headus ja selline uudishimu elu vastu, inimeste vastu. Ei olnud hirme,
muresid oli puhas rõõm. siis on see täitsa väärt mõte, et olla järgmises elus Aladin, kui ta suudab seda elu nii helgelt ja toredalt vaadata, nagu üks koer seda teeb. Seostub väga hästi selle järgmise küsimusega, mis mul teile on, et kas Keiu on endast teile kuidagi märku kandnud spirituaalses mõttes? Täna ta vist meil juba natukene külas käis, kui me vaatame siin kõrval pikali olevat teadete tahvlit. Ja on küll, just eile, nagu ma ennem ka jutu sees mainisin, et eile ka andis ja on ka varem, et kõik on hästi. Aga Kõik kuidas on ta väga andis hästi. siis? Sa jääb nüüd uudishimunikuks. saaks teha. Natuke räägi sellest, kui sa ma saad. jah, täpselt ei saanudki aru, et ta ju alati seletab palju ja kõike mitu asja käsil, et kõik on tal hästi ja ta on ikka samasugune nõudlik teiste suhtes, enda suhtes. Ja teinekord natukene viibutab näppu, kui ei toimi täpselt nii, nagu peaks tegema ja tahab öelda, et nüüd vaata, kuidas sa tegid seda. Vot, siis on asi paigas, et loodame, et ta jääb tänase tegemisega ka rahule, et No see näeb väga hea välja meil ju siin, et tundub, ei ole midagi öelda. ei ole midagi vist valesti. No, eks unenägudes võib asjade kohta rohkem seletusi saada, aga elame, näeme, nagu öeldakse. Mina muidugi oleks tahtnud, et Keiu oleks ära näinud ka minu väikse pojakese, kellel nimeks Tommi, kes on nüüd 5-kuune. Väga armas. Aga no, küllap ta siis ikkagi näeb ka ju sealt kuskilt Jah, pilve pealt. et teistmoodi, aga siiski näeb, eks ole. Lisaks nüüd tänasele saatele on teil veel plaane. Kas teil on lisaks sellele saatele veel plaane, kuidas Keiu mälestust hoida? Et ma tean, et Kristina on mõned mõtted olnud, aga kuidas nendega on? Jah, juba see rändnäitus ka tegelikult hoiab Keiu mälestust üleval ja näitusel niikuinii ta on üks nendest naistest oma kauni punase kleidiga ja sellise suursuguse olekuga. Ja tahan muidugi näituse piltide ja lugude põhjal ka kokku panna sellise väikse raamatu. See on väga hea idee. See oleks ka siis Keiu mälestuseks ja tegelikult ka siis mõnes mõttes räägiks siis ka nende naiste lugusid, kes ei ole alati igapäevaselt nii nähtavad. Võib-olla isegi vahel nähtamatud. Aga kõike saladusi ei saa ju välja rääkida. Ei, kindlasti mitte, et jätame midagi siis nii-öelda tuleviku varuks ka. Maris, kas sinul on mingid mõtted selles osas? Eks ta jääb ikka minuga ja mingitel erinevatel juhtudel, sündmustel tuleb ta alati meelde mulle ja väga palju erinevaid fragmente, detaile, mis tegelikult nagu kohati tundub, et ta on ikka olemas, et ta on telefonikõne kaugusel, et helistan ja näen teda ja saan teda kallistada ja teda rääkida ja arutada mingeid maailma asju, naiste asju, et ta ei ole lahkunud, kuna ta on olemas minu jaoks siiamaani südames ja hinges ja... No see on väga ilus mõte ja tore, et teil see side siis ikkagi niimoodi sellisel kujul säilib nii-öelda. Aga vot saangi omalt poolt siis küsida mina, et mis te mõlemad tahate tänase saate lõpetuseks meile öelda ja kuulajatel ka? No Kristiina vist tahab, et mina alustaksin. Aga palun. Ma ütleksingi kokku võttes seda, et mõelge sellele, mida me oleme kõik täna rääkinud ja kuidas Keiu nagu õpetas, andis meile nagu seda juhiseid nii-öelda tuge, julgust, et elage. Et kõigil on omad raskused, mõnel on need väga rasked, mõnel on natuke kergemad, aga ärge unustage seda, et elu on elamiseks ja seda eirates te teete endale liiga lihtsalt. Elage nii, kuidas saate. Väga kena, me oleme selle idee poolt 2 käe ja kõige ülejäänuga. Mina soovin, et
Keiu elutöö ka elab edasi. Ma pean silmas Helbifiku tugikeskkonda ja selleks, et see saaks edasi elada, on otse loomulikult tarvis toredaid missioonitundega vabatahtlikke, kes aitaksid siis erinevaid pusletükke kokku panna, kokku laduda. Nii et olete oodatud. Ja võib-olla saame teha siin kohal väikse üleskutse, et kui keegi meid juhtub kuulama ja tunneb, et tahaks just vabatahtlikkusega kokku puutuda erineval kujul, nagu ma aru saan, siis Helbific on selleks üks tore võimalus, mida võiks kasutada, rakendada, ise abi pakkuda ja miks mitte ka abi küsida, et see süsteem siiski kenasti toimiks, eks ole? Ja mind leiab Facebookis ka, otse loomulikult. Vot, aga see ongi siis siuke tore teiepoolsed mõtted lõpetuseks. Ja mina saan öelda, et selline meie tänane mälestussaade sai. Aitäh teile veel kord selle idee eest, sest me ise tõesti Jüriga ei oleks selle peale arvatavasti tulnud ja me loodame seda ka tulevikus rakendada. Ja aitäh veel kord tõesti, et tulite meiega täna rääkima. Oli rõõm siin täna teiega olla. Aitäh teile! Aitäh! Just. Ja kui teil on meile pakkuda välja mõni oluline puudega inimene, kelle teod ja elu vääriks meenutamist ja rääkimist, siis võtke meiega ühendust, olgu ta siis juba lahkunud või kindlasti ka elus inimene, et kõigist tahaks rääkida ja rohkem ju teada. Mida sina tänase lõpetuseks ütled, Jüri? Oli suke tore, huvitav uus saateformaat ja kahtlemata on isegi tulnud, et nii mõnigi selline ärgas inimene on lahkunud ja väärib sükest mäletamist ja meenutamist, et teised ka saaksid neist innustust ja mõtteid, kuidas oma elu veidi paremini ja toimekamalt elada. Et see on oluline aspekt. Jah, ma olen sinuga nõus. Ma ütlen omalt poolt, et mäletagem ja rääkigem meile elus olulistest inimestest ikka. Tunnustagem inimesi loomulikult ka nende eluajal, sest see on kõige loogilisem asi, mida me saame inimestena teiste inimeste heaks teha. Ja kohtumiseni järgmises saates juba uute põnevate külalistega. Selline sai meie tänane saade. Täname kõiki kuulajaid ning kohtumiseni meie järgmises saates.